Täna räägime siis kirjaliku jagamise ja korrutamise tüüpvigadest. No ja siis kuidas kirjalikult jagada ja korruta, nii et meil vigu võimalikult vähe tekiks. Võtame korrutamise. Teeme siis 944 korda 42. Siin on nüüd oluline see, et korrutamisel meil tuleb kirjutada see tehe uuesti. Ja tavaliselt kirjutame selle siis siia allapoole. Aga nüüd on oluline, et need oleks üksteise all need numbrid ja kindlasti paneme suurema numbri üles, väiksema numbri alla. Nii. Nüüd, kui me alustame siis korrutamist, siis meil on vaja kõigepealt teha need korrutamised 2-ga. Ehk siis ma teen ta ilusti värviliseks ka, teeme 2-ga. 2-ga korrutame siis kõik need numbrid, mis siin on, niimoodi järjest. Ja kui me oleme nüüd 2-ga ära korrutanud, siis me võtame 4. Võtame 4 korda 4, 4 korda 4 ja 4 korda 9. See on siis selline lihtne seletus sellele, mida me tegema hakkame. Nii, alustame siis hetkel 2 korda 4-st. Nii, ehk siis 2 korda 4 on meil 8, kirjutame ta ilusti siia alla. 2 korda 4 on taas kord 8, kirjutame jälle siia alla. Ja 2 korda 9 on meil 18. See läks lihtsalt. Nii, aga nüüd on natukene keerulisem. Kui me nüüd teeme 4-ga korrutamist, siis esiteks tuleks tähele panna seda, et siia jääb nüüd meil nii-öelda tühi ruut. Kui meil on ruudustiku peal, siia midagi kirjutada ei tohi. Ja me hakkame nüüd numbrid kirjutama siia. Et ta läheb nagu trepiastmena, läheb sinna, nihutub ühele poole. Nii, ehk siis 4 korda 4 on meil 16. Me kirjutame 6 ja 1, siis pane tähele, kirjutame hoopiski selle numbri peale, mitte 9 peale ega siia peale, vaid me kirjutame siis järgmise numbri peale, et me korrutasime nüüd selle 4-ga, ehk siis kui meil jääb midagi üle, siis me kirjutame see numbri järgmise 4 peale. Nii, nüüd järgmine tehe, siis meil jälle 4 korda 4, 4 korda 4 on 16 ja nüüd tuleb talle lisata see 1 sinna juurde, ehk siis on 17 ja jällegi siis üks number, see kümneliste number läheb siia 9 peale. Ja nüüd siis on viimane tehe 4 korda 9. Palju meil see 4 korda 9 on siis 36 ja liidame talle siis ühe veel juurde. Ehk siis 37. Nii, korrutamised on tehtud, aga sellega see asi ei lõpe. Meil tuleb need 2 numbrit ka omavahel kokku liita. Kui meil on siin nüüd 8 pluss see tühi kast, siis ta ongi lihtsalt 8. Siis on meil 8 pluss 6 on 14. Nüüd sa võid siia peale kirjutada endale meelde tuletuseks 1. Siis on meil 8 pluss 7 on meil 15, aga meil on siis vaja siia ka panna see 1 juurde, ehk siis 16. Nii, nüüd meil on 1 pluss 7 on 8. Oi, ma siia unustasin panna 1. No võt, on küll 8 ja siit tuleb siis 1 veel juurde, on siis 9. Ja nüüd on siin veel 3 vaja panna juurde. Nii. Ja selline on siis praegu meie vastus. Ära palun unusta seda ära, et see vastus tuleb ka panna sul siia. Et siis vastus on meil 39 648. Nii, vaatame nüüd jagamist. Võtame selleks siis näita sellise 8192 jagatud siis 4-ga. Nüüd on siin oluline see, et me kõigepealt võtame esimese numbri ja vaatame, kas see 4 mahub sinna 8 sisse. Me näeme, et mahub, on ju. Ehk siis me saame teha 8 jagatud 4-ga.
nii. 8 jagatud 4-ga on siis meil 2. Nii, 4 korda 2 on siis 8. Ehk siis me näeme siit, et jääk ei teki. See võid siia panna 0, aga ei pea. Nüüd toome ühe numbri alla. Alati tood ühe numbri alla. Nüüd 1 jagatud 4-ga, kas me saame teha? Ei saa. Järelikult siis tuleb meil see üks number veel siit alla tuua. Aga kui me ühe numbri veel alla toome, siis tuleb vastusesse panna 0. Enne sa seda numbrit siit alla tuua ei tohi. Nii, toome siis selle 9-ga nüüd siia alla. Nüüd 19 jagatud 4-ga. Täpselt ei jagu, aga 4 läheb siis 4 korda sinna sisse. Ja nüüd 4 korda 4 on meil 16. Nii, nüüd lahutame nad omavahel ära ja vaatame, mis see jääk siis sealt jäi. Jäi meil järgi 3. Nii, ja nüüd jälle ühe numbri saad tuua alla. Nüüd on meil 32. 32 jagatud 4-ga jagub täpselt, on ju. See on siis 8. Ja 8 korda 4 on 32. Nüüd oli see natukene pahasti. 32. Ja jäägiks jääb siis 0. Nii. Ja selle vastus on siis 2048. Seda vastust me kuskile eraldi kirjutama ei pea, me juba kirjutasime ta ilusti siia võrdusmärgi taha.